Täna oleme Jõgevamaal. Kultuuriks on põldhernes ja vaatame siin, kuidas siis lahendada umbrohutõrje. Põllul olid 2 nädalat tagasi kuivad tingimused ja siin ei ole tehtud mullapreparaati, sest ei olnud mõtet. Tänaseks päevaks vihma on tulnud ja mullas niiskust on. Mulla herbitsiidiga peaks saama praegusel juhul ideaalse tulemuse. Ja mida kasutada? Täna on võimalik kasutada sellist toodet nagu Stomp CS ja kulunorm võiks olla 1,45 liitrit hektarile. Mida Stomp hästi tõrjub? On mailased, põldkannike, Pirn on kindlasti üks Stompi tugevus, iminõges ja kindlasti soovitaks seda teha segus pasagraniga. Siin juba mitmed ristõielised umbrohud, näiteks sinep, litterein, ka kesalille on juba tärganud, et ka need umbrohud ära tõrjuda, siis selles valguses on pasagran väga heaks segupartneriks Stompile. Saamegi kaetud väga laia spektri umbrohtudest. Kuidas pritsida? Pritsida võiks nii, et pasagran siis 1,5 liitrit, Stomp 1,45 liitrit, märgajat juurde lisada pole vaja, ei tohigi lisada. Ja hea oleks valida soe ilm. Pasagran soovib saada sooja, võiks olla selline pluss 15 kraadi ja veidikene pilvealune. Tänane ilm on ideaalne, et selline ei ole tugevat päikest, pigem pilvealune, maapind on niiske, saame mõlemist preparaadist väga hea tulemuse. Ja kasvustaadium on ka oluline, et antud hetkel on siin hernel selline 2 lehepaari, 3. on tulekul, et sellisest 2-3 lehepaarist oleks väga hea teha. Ja sama kehtib ka põlduaa kohta, sama soovitus. Mida ei saa ära unustada on veekulu. See võiks olla vähemalt 250-300 liitrit hektarile. Mida parema katvuse me saame, seda parem tulemus on tagatud. BASF. We create chemistry.